Siin võib sõna otseses mõttes olla ükskõik mis, kutid. Meil on nüüd oma koletiskalapüünis. Jätame need kalapüünised siia ööseks, seal läheb meie suur kalapüünis. Issand jumal, see on tohutu. Just seal. See on täiuslik. Ta on kindlasti surnud. Issand jumal, ta on surnud. Kas sa nägid seda? See on mingisugune tsihhlid. Fui, see on nii rõve. Sealpool, just seal. Seal see on. Seal on kala. Mis see küll on? Beebikilpkon. Jah, näed tema kihvasid seal. Vaata tema hambaid. See on nii õudne. Sealpool on hiiglaslik kala. See on kerakala. Siin on midagi albiinot. Mis see on? Püha taevas. Siin on praegu kala, mis on ülimalt haruldane. Me just püüdsime siit inimese lihasööva kala. Mis toimub, PFP Nation? Tere tulemast tagasi järjekordsele ägedale videole, kutid. Täna hakkame päästma veel rohkem kalu sellest mahajäetud basseinist. Kui te pole veel esimest videot näinud, siis põhimõtteliselt üks tellija, 11, võttis minuga ühendust ja ütles, et ta on umbes aasta jooksul pannud kalu sellesse mahajäetud basseini. Põhjus, miks ta seda teeb, on see, et ta on alati tahtnud lemmikkalu. Ta on alati tahtnud akvaariumi ja tiike, aga tal pole kunagi olnud selleks ruumi. Nii et ta läks ja leidis selle mahajäetud basseini ning põhimõtteliselt tegi sellest oma tiigi umbes aastaks. Aga põhjus, miks me siin oleme, on see, et ta sai hiljuti teada, et keegi ostis selle maja ja varsti kavatsetakse see täielikult lammutada. Ja praegu sõltub kõik meist. Me peame siia tulema, kõik kalad kinni püüdma, nad minu koju viima ja päästma enne, kui on liiga hilja. Nii et kutid, esimeses videos tulime siia, püüdsime võrgu ja püünistega ning see bassein oli kalu täis, sealhulgas hiiglaslikud kuramiinid, arovarad ja isegi punasabas sägad. Ja me püüdsime esimeses videos palju kalu. Pärast seda videot küsisin tema, et kui palju kalu ta arvab, et siia veel jäänud on. Ja ta ütles, et kõigi nende kaladega, mis me kätte saime, arvas ta, et saime välja vaid umbes 10%. See näitab, kui palju kalu siin tegelikult on, kutid. Kõiki neid on väga raske kätte saada, aga me oleme väljakutseks valmis. Ja sellepärast olemegi täna õhtul tagasi siin, kutid. Neil on kaasas palju varustust. Võrgud, kalapüügipüünised ja me anname endast parima, et teid kalu veelgi rohkem kätte saada ja päästa. Kui te siia vaatate, siis seekord on vesi palju sogasem. Ma ei tea, miks see nii on. Võib-olla sellepärast, et me hakkasime segama, viskasime võrke ja liikusime ringi, aga see teeb nende kalade leidmise palju raskemaks. Nii et täna öösel käime võib-olla rohkem kalapüügipüünistele lootma. Nii et täna meie kaasas 2 kalapüügipüünist täpselt nagu eelmisel korral, kuid seekord tõime välja raske kahurväe. Meil on kaasas meie hiiglaslik kalapüünis. See on sellepärast, et me nüüd teame, et siin on suured kalad nagu need suured kuramiid ja suured säga ja kes teab, mis siin veel olla võib, kutid. See ongi selle asja juures nii lõbus. Siin võib sõna otseses mõttes ükskõik mis olla, kutid. Meie jälgija rääkis meile ainult sellest punasest sabaga säga. Ülejäänud kalad pean mina ise kinni püüdma ja välja uurima, mis need on. Nagu ma ütlesin, meil on täna kaasas 2 kalapüünist, üks väike ja üks suur. Me paneme neile kohe söödad sisse ja asetame selle suure kalapüünise siia basseini sügavasse otsa. Seal ongi kõik need suured kalad. Nii et paneme need püünised sööta täis ja viskame basseini. Olgu, hakkame pihta. Siin on meie suur kalapüünis, kutid. Vaadake, kui suur see asi on võrreldes selle väiksega. Vaadake, kui palju suurem see püünis on. See võib tähendada rohkem kalu, see võib tähendada suuremaid kalu. Nii et ma olen tõesti elevil, kutid. Paneme sööda sisse. Meil on natuke haisvad tilapjad, mille me sinna sisse viskame. See kraam haiseb jubedalt. Ma olen kindel, et kõik basseini kalad tunnevad selle lõhna ja lähevad otse püünisesse. Loodetavasti nii lähebki. Olgu. Eelmine kord panime ühe püünise sinna, kus see puu on ja me püüdsime palju kalu. Ma arvan, et see on sellepärast, et see on siin ainus koht, mis kaladele varju pakub. Kuid ma ei saanud aru, et siin on tegelikult veel üks varjekoht ja see on siinpool. Siin näete, et basseini redelil on need väikesed astmed vee all. Ja need on põhimõtteliselt nagu väikesed ääred, mille all kalad saavad olla. Ma arvan, et see on ideaalne koht, kuhu panna meie hiiglaslik kalapüünis. Paneme selle vette. Meie suur kalapüünis läheb nüüd sisse. Issand, see on tohutu. Ma olen nii elevil, et saan seda hiljem täna õhtul kontrollida. Unustasin mainida, me jätame need kalapüünised siia ööseks. Ja loodetavasti tähendab see, et me püüame palju neid kalu. Sest nagu ma ütlesin, mehed, meil on praegu natuke kiire. Nad kalatsevad selle maja varsti lammutada. Me ei tea, millal see juhtub. See tähendab, et me peame lihtsalt endast parima andma ja püüdma võimalikult palju kalu kinni püüda. Nii et me paneme selle väiksema kalapüünise kohe sööta täis ja viskame selle madalasse otsa. Okei, mehed, issand jumal, mis see on? Mis see on? Kas see on amööb? Mis pagan see on? Mehed, vaadake seda. Issand jumal, mis see on? Kas see on kala või midagi? See on rõve. See on seal amööb, noh.
kuulge, esimeses videos rääkisime teile ajusööjatest amööbidest ja mahajäetud basseinid on nende jaoks tõeline paradiis. Nüüd, mis need on? Kui saastunud vesi satub sinu ninna, võivad väikesed amööbid sinna sisse pääseda, nad söövad su aju ja sa sured ära. Nii et me peame olema väga ettevaatlikud. Me ei tohi basseini kukkuda. See ei oleks hea, mehed. Peame täna öösel ettevaatlikud olema. Meil on veel tilapjat. Paneme selle sisse. Läkski. Oleme siin madalas otsas, otse vastas hiiglaslikule kalapüünisele. Ja siin on veel mõned trepid. Olen kindel, et nende treppide juures on palju kalu, nii et paneme oma teise kalapüünise siia. Proovime selle täiesti alla lasta. Hakkame pihta. Just seal. See on täiuslik. Mul on nende püüniste suhtes hea tunnekutid. Nüüd on aeg hakata ümbrust võrguga läbi kammima, mehed. Me panime oma kalapüünised paika. Loodetavasti saame võrku loopides ka mõne kala püünistesse. Ja siin, mehed, tõime täna kaasa 2 võrku. Tõime selle siin, täiesti uue. Sellel on suuremad augud, nii et sellega saame püüda ainult suuri kalu. Aga tõime kaasa ka meie tunnusliku basseinivõrgu, mille sain emalt. Tervitused mu emale. See võimaldab meil püüda väikseid kalu, suuri kalu, kõike mida saame. Ja jah, mehed, hakkame pihta. Ma arvan, et alustame kõigepealt selle võrguga. Ei, jumal küll. Alan, siin on surnud kala. See on pinnal, jumal küll. Mis see on? Okei, see pole hea, mehed. Me leidsime just oma esimese kala täna öösel ja see ei ole elus. Ma pole sellist kala oma elus varem näinud. Ta on kindlasti surnud. Jumal küll. Ta on surnud. Ta on nagu äsja surnud. Ta ei näe välja nagu surnud, aga ta ei liigu. Ma mõtlen, miks ta ellu ei jäänud. See on nii imelik, kõtid. See pole hea. Ilmselgelt on siin midagi, mis tapab kalu. Ja see annab meile veel ühe põhjuse siia tulla ja proovida nad kõik kinni püüda. Me peame kiirustama. Vaadake tema saba. Tal on sabal lahedad mustrid, kõtid. Kommenteerige all, kui teate, mis kala see on. Paneme selle tüübi lihtsalt siia tagasi ja hakkame ümbruses võrguga püüdma ja loodetavasti saame mõne elusa kätte. Jumal küll, peab ettevaatlik olema. Pidage meeles, kutid, siin võivad olla amööbid. Oi öök, vaadake seda vett. Vaadake seda. Issand jumal, see on nii rõve. Öök. Issand jumal, seda ei mõtleks välja. Me saime esimese võrguga kalakutid. Vaadake seda, see on väike säga või midagi sellist. Ma arvan, et see on tegelikult hoplosäga. See on tõesti lahe. Nagu ma ütlesin, kutid, peame olema ettevaatlikud ajusöövate amööbide suhtes. Kala võib vett pritsida ja see võib otse ninna minna. Või siis võib see lihtsalt sisse kukkuda, nagu praegu. Aga meil on juba päeva esimene kala käes, kutid. See käis väga kiiresti. Täna võtsime kaasa mõned ämbrid, kutid, sest eelmine kord võtsime suure jahutuskasti ja see oli õudusunenägu seda umbes miili kaugusele tagasi tassida. Nii et seekord võtsime hunniku ämbreid ja paneme kalad täna nendesse. Ja siin läheb meie tänase õhtu esimene saak. Väike hoplosega. Paneme ta ämbrisse. Sajab vihma. Vihma sajab korralikult. Okei, see ei ole hea. Ja me oleme haiged. Mina ja Helen oleme väga haiged. Nii et meil on väga lõbus, kutid. Okei. Tõenäoliselt ootame vihma lõppu ja võtame teiega uuesti ühendust, kui hakkame veel püüdma. Nii, sõbrad, vihm on möödas. Tegelikult on möödunud umbes 2 tundi. Teie jaoks oli see vaid hetk, aga meie pidime vihma paar tundi ootama. Ja oleme nüüd tagasi basseini juures. Meil on oma võrk siin olemas. Hakkame uuesti pihta ja vaatame, mida veel saame püüda. Lähme. Vaatame oma kalapüünis üle, vaatame, kas mõni kala liigub selle ümber. Issand jumal, kas sa nägid seda? Vaata, vaata, vaata. Issand jumal. Issand jumal, ta magab. Kuule, sõber, see on mingid tsihliid. Ta on ärkvel. Sain ta kätte! Issand jumal! Vaadake seda, sõbrad! Meil on tsihliid! Oleme siin ühe kalapüünise juures, kontrollime seda ja tundub, et see väike tegelane magas trepi peal. Täpselt nagu ma ütlesin, sõbrad. See on tegelikult väga hea märk. Tegelikult tead mis? See ei ole väga hea märk, sest ta ei leidnud teed kalapüünisesse ja püünis on kohe siin kõrval. Aga see on ikkagi hea, me saime ta kätte. Ma arvan, et see on midatsihliid, sõbrad. Nad on nagu punased kuradid. Väga ilus kala, sõbrad. See on äge. Lisame ta ämbrisse. Sõbrad, ma näen praegu palju liikumist. Kalad on kõik väljas. Olgu, sõbrad, paneme ta nüüd nende kalade ämbrisse, kelle jätame alles. Vesi on vihma tõttu palju kõrgemal. Näete, kui palju vihma tuli lihtsalt vaadates, kui kõrgel ämber täitus. Aga vaadake seda. Väike midatsihliid või punane kurat läheb sisse. See on juba 2 head kala, sõbrad. Jätkame ja vaatame, mida veel leiame. Kui te vaatasite esimest videot, siis teate, et selle puu juures oli palju kalu. Nii et ma panen oma võrgu siia vette ja vaatan, kas saan mõne kala kätte. Jah, vaadake seda. Issand, see oli hea tõmme. Vaata kõike seda kraami. See on nii rõve. Oh ei. Me ei saanud seekord võrku midagi. Proovin seekord natuke sügavamalt. Jah. Issand, selle puu all teab küll mõni kala olema. Issand, jah, me saime kala, sõbrad. Vaadake seda. Siin sees on midagi. Mis see on? See on jälle hoplosega. Vaadake seda. See on natuke suurem. Issand, oota, vaata. Midagi liigub seal. Mis see on? Mis see veel on? See on nagu mingi teine kala. Vaata seda.
issand, te ei usu seda. See on jälle mingi säga või midagi sellist. See ei ole hoplo. See siin on mingi sinotontise säga. See on nii lahe. Rahune maha, sõber. See on uskumatu. Vaata, kui äge. Ei, issand. Ta tegi mulle korralikult haiget. Vaata seda. See pani vere jooksma. Jeesus. See tõesti... Ai! Noh, isegi kui mind hammustab, päästame ta ikkagi. See on tõesti lahe säga. Ma ei tee nalja, need ogad pole naljaasi. Kas sellise asja kaudu võib amööbi saada? See on hea küsimus. Võib-olla. Aga vaadake seda, kutid. Meil on seal 4 alles hoitavat kala. Issand. Mis see oli? Keset vett? Mis pagan? Seal oli midagi suurt. Suur plärtsatus. Ma ei näe küll midagi. Võib-olla toon basseini võrgu, selle pikema varrega ja ma proovin kinni püüda. Mis iganes see oli. Seal tuli just suur kala pinnale. Ma ei saanud aru, mis see oli, aga see oli suur. Sealpool. Just seal. Seal ta on. Tuli jälle üles. Mis pagan see on? Ma kahtlen, kas ma suudan selle kinni püüda. Issand, see on nii sügav. Ma tunnen seda. Siin all. Ma tunnen midagi. Mis pagan see oli? See oli suur, kutid. Õek, issand, õek, see on nii rõve. Ma lõin millegi pihta seal all. Midagi oli suur. See on küll puhas amööbivesi, õek. Okei, noh, seal pole ühtegi kala. Ma vannun, et ma tundsin midagi. Ausalt, see tundus nagu kilpkonn. Jah, see oli hea kahv. Ma tunnen midagi. See on nii rõve, kutid. Vaadake seda kraami. Issand, Helen, seal on kala, kohe seal. Mis pagan see on? See näeb välja nagu väike angerjas või midagi sellist. Kuule, sõber, ära pritsi mind. Mis see on? See haiseb nii hullult. Kas sa tunned seda lõhna? Issand. Vaadake seda säga, kutid. Teist tüüpi säga. See on aga teistsugune. Vaadake, kui lahe see on. Me oleme neid varem ka püüdnud, ma ei tea nime. Issand, midagi on selle saba küljest hammustatud või midagi sellist. Kohe seal. Näete seda? Me püüdsime siit väikese säga, ma ei tea päris nime. Kui te teate, mis see on, kirjutage kommentaaridesse. Me oleme neid varem ka püüdnud ja see on tõesti suur isend. Vaadake, kui lahe see on. Vaata seda. Meil on juba päris palju kalu püütud. See on nii äge. Okei, kutid, me jalutame praegu basseini ümber ja vaadake seda nurka. Siin on nii palju vetikat. Vaadake, kohe sinna. Vaadake nurka. Vaadake, kui rõve see välja näeb. Ma arvan, et see on sinivetikas. Ja kui ma ei eksi, siis see on väga ohtlik, väga vastik ja ülimalt mürgine. See ei ole hea. Me peame siin tõesti ettevaatlikud olema. Püha taevas, seal on kilpkonn. Vaadake siia. Siin samas. Näete teda? Siin. Kus? Ta on seal. Vaata teda. Issand jumal. Väike kilpkonn. Jah, vaata seda. Okei, see on tõesti lahe. Ma isegi ei taha seda puudutada. Ma isegi ei taha praegu kilpkonna puudutada. Vaadake teda. Issand sõbrad, see kilpkonn on nii armas. Teate, see on nii lahe. See on lihtsalt väike beebi. Nüüd, mis juhtub on see, et kõige tavalisem loom, kes satub mahajäetud basseini, on väikesed kilpkonnad, suured kilpkonnad. Ja see on sellepärast, et nad kõnnivad sinna sisse. Nad sisse, hüppavad sisse ja siis jäävad nad sinna lõksu, sest nad ei suuda enam välja ronida. Nii et kas ta sündis siin või roomas sisse ja jäi siis lõksu. Igal juhul hoiame ta alles ja päästame ta. Ta on nii armas! See on nii lahe, kutid! Ma arvan, et siin on palju kilpkonni. Olgu, paneme oma väikese kilpkonnasõbra ämbrisse. Vaadake teda! Vaadake, kuidas ta liigub! Issand, ta on nii armas! Me hakkame nüüd jälle võrguga püüdma, kutid, ja vaatame, mida veel leiame. Aga vaadake, kutid, meil on juba palju ägedaid asju ämbris. Nii et lähme edasi ja vaatame, mida veel leiame. Ma tegelikult hakkan nüüd... Issand, kohe seal. Otse trepi peal, täpselt seal, kus kilpkonn oli. Kutid, vaadake seda. See on suur kala. Ma ütlen teile, need trepid on täis kalu. Neile meeldib siin. Ma ei teagi, mis see täpselt on. Rahulikult ja vaikselt. Rahulikult ja vaikselt. Sain ta kätte. Ja ta on ennast selle vastiku sinakas rohelise vetikaga katnud. Vaadake, kutid. Wow. Issand, vaata, vesilutikas. Siin sees on vesilutikas ja siin on ka see tohutu tüüp. See on roheline terror. Vaadake, kui hullsed tsihliid on, kutid. See on tõesti lahe. Ma ei usu, et olen kunagi näinud nii suurt rohelist terrorit. See on hullumeelne. Vaadake, kui ilus ta nägu on, kutid. Issand, siin on ikka pööraseid kalu. See on nii äge, kutid. Okei, paneme ta ämbrisse. Me kindlasti ei pane seda veemardikat ämbrisse. Vaadake seda asja, valmis. Ma tahan teile teda näidata. See seal on vesilutikas. Sellest ma kogu aeg räägin. Kui need asjad sinust kinni haaravad ja sind hammustavad, siis see ei ole hea tunne. Okei, see on väga suumiga sinna peale. Näete tema kihvasid seal? Vaadake tema hambaid. See on hullumeelne, näete seda? Ma arvan, et me viskame ta lihtsalt tagasi sinna. Okei, kutid, veel üks väga lahe kala, mille me ämbrisse lisame. Vaadake seda saaki. Meil on praegu natuke kõike.
kuule, kui palju kalu see tellija basseini pani? See on tõesti hullumeelne. Ta ütles ju, et kõik need kalad, mis me püüdsime, olid ainult umbes 10% neist. Meil on veel pikk tee minna, kutid. Loodetavasti püüdsime palju kalu püünistesse. Aga praegu jätkame võrguga püüdmist ja vaatame, mida veel saame püüda. Okei, proovime selles nurgas siin võrku visata. Siin on mõned oksad, mõned palmilehed, kaladele natuke varjepaika. Issand jumal, kas sa kuulsid sõna? Ma arvan, et meil on midagi. Nagu näed, tõstsime siit väikese palmilehe üles, nii et selle all võib midagi olla. Viskame selle siia maha. Jah, issand jumal, mis see on? Püha taevas, mis sa oled? Vau, vaata seda. Ai, mis värk nende säganõelamistega täna on? Veel üks sai mind just kätte. Ma arvan, et teid kutsutakse Irimi sägadeks või midagi sellist. Vaata teda, ta läheb hulluks. Vaata neid ogasid, mis jooksevad mööda tema keha alla. Ja need siin, kui ta need lukustab, siis need enam lahti ei lähe. Nii et ta surus mu sõrme sinna alla kinni. Vaata jah, siin saab mängida nagu väikest ruletti. Tead küll, kas ta saab su sõrme kätte või mitte. Issand jumal, vaata seda. See lendas just mudast välja. Issand jumal, jälle üks sinotontis. See on palju suurem. Kuulge, mis värk nende sägatega täna on? See on veel 2 sägaliiki. Nii, siin on teile. 2 kala veel ämbrisse lisatud. Me proovime vaadata, kas näeme mõnda kala, aga vesi on nii paganama sogane. Ma natuke näen põhja, aga see on päris... Püha taevas, vaata sinna. Seal on hiiglaslik kala. See näeb välja nagu Oskar. Püüame ta kinni. Vaata, ta läheb alla. Ta läheb alla. Ta on otse kalapüünise juures. Me võiksime lasta tal proovida lõksu minna. Aga ma arvan, et peaksime ta lihtsalt võrguga kinni püüdma. Tule, sõber. Ta liigub. Tule, sõber. Kas saime ta kätte? Ma arvan, et saime. Vaata seda. Me saime Oskari kätte. Issand jumal. See on tohutu albiino Oskar. Ole ettevaatlik amööbidega. Ära pritsi mulle vett ninna. Vaata. Issand. Peata. Kuulge, me just märkasime seda suurt Oskarit basseini teiselt poolt. See on vana kala. Kas see on su ninas? Väga lähedal. See oli napikas. Vaadake selle kutid. See on ilus Oskar. Ta läheb natuke välja nagu Bruce. Vaadake selle tüübi värvisuhet. Tal on punane, mitte oranž. Tavaliselt näete oranži värvi, aga selle tüübi värvid on tõesti punased. See on väga lahe. See on suur Oskar. Lisame ta ämbrisse, kutid. Me hakkame veel natuke võrguga ringi käima ja siis tuleme mõne tunni pärast tagasi ning kontrollime neid kalapüüniseid. Ma piilusin korraks väiksemasse püünisesse ja nägin juba palju kalu, nii et ma olen väga elevil, kutid. Läheme natuke veel võrguga ringi ja vaatame, mida veel saame püüda. Mis see küll on? Helen, jumal küll. Puu otsas, vaata seda. Kas sa näed seda? Mis see küll on? Jumal küll. Seal on midagi puu otsas. Ma näen seda. See on kindlasti kala. Kas ma sain ta kätte? Kuulge, seal oli kala sees. Ma ei tea, mis see oli. See oli täiesti must. See nägi välja nagu mingi angerjas mees. Ta kadus lihtsalt ära, kutid. See oli tõesti lahe välimusega kala. Okei, läheme edasi. Äkki meil veab ja äkki saame ta kätte. Jah. Mis see küll on? Jumal küll. Mis toimub? Kas ta pani siia akvaariumi kaunistuse või? Vaata seda. Kuule, seal on midagi sees. Ei või olla. Vaata seda. Ma arvasin alguses, et see on kala. See on nagu mingi akvaariumi kaunistus, mida sa paned oma akvaariumisse. Seal on... Kas see on pleko? Seal on pleko sees. Vaata seda. Tahad välja tulla? Kuidas me ta välja saame? See oli tema kodu. Ma ei tea, kuidas teda välja saada. Ta on päriselt seal sees. Ma arvan, et ma pean selle lahti murdma, kutid. See pleko on sõna otseses mõttes sinna kinni jäänud. See on harjas mokk pleko. Vaata seda. Ma pean selle lahti murdma. Issand jumal. Ta tuli sealt välja nagu rakett. See oli nii äge, kutid. Me saime sinna väikese harjas mokkpleko. Ohoo, seal oli veel üks kala sees. Vaadake seda tüüpi. Püha taevas. Veel üks säga, kutid. Seda tüüpi kutsutakse vist kimalase säga. Seal läheb väike harjas mokkpleko. Vaata, kui äge see tüüp on. Vaata neid väikseid ogasid, mis välja tulevad. See on nii õõvastav. Ja siis saime selle tüübi suure kimalase säga ämbrisse juurde. Peaaegu iga tõmbega saatsin midagi kätte. Nii palju on selles basseinis, kutid. See on nii hullumeelne. Vaatame, mida veel saame püüda. Jah, me pole seda nurka veel proovinud. Mitte midagi. Jah, see oli hea tõmme. Vaadake kõiki neid asju. Issand, seal pole midagi. Teate, ma vist tõin endale ise halb õnne. See hakkab natuke aeglustuma. Oleme juba mitu korda võrku tõmmanud, aga pole midagi kinni püüdnud. Siin on väike kala. Issand, ma sain kala. Issand, mis see on? See näeb välja nagu mingi Texase tšihliid võib-olla. Võib-olla mingi hübriid. See on tõesti lahe. Mis see on? Helen. Mis asja? Püha taevas. Mis see oli? Kuhu see kadus? Kas sa nägid seda? See oli kerakala. Ma vannun Jumala nimel. Ma ei tea, kuidas. See oli kerakala. Ma nägin tema väikseid uimi, kerakala uimi. Okei, kutid, ma arvasin, et nägin midagi, aga meil on see väike tsihliid. Ma ei tea, mis see oli, aga see oli hiiglaslik. Mis see on? Oota, kas sa näed seda? Seal on midagi all. See liigub. Issand, ma näen kala. Kuulge, kutid. Kas ma sain seda kätte?
püha taevas, issand jumal! Kuule, see on kerakala, kerakala. Ma vannun jumala nimel, vaata seda. Issand jumal. Mis kerakala see on, kutid? See on mingi mage vee kerakala. Ma nägin seal all väikest tumedat täppi. Ma ütlesin teile, et ma ei läinud hulluks, kui nägin kerakala. Vaadake, kui lahe see on. Mis toimub? Ma pole oma elu jooksul midagi sellist näinud. Kuulge, me just püüdsime Ogakala basseinist välja. Mis toimub? Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Ma olen püüdnud neid väikseid, tead küll 8-kujulisi kerakalu, aga midagi sellist pole varem olnud. Okei, paneme ta ämbrisse. Issand jumal. Kuige, see on täiesti hullumeelne. Mul polnud aimugi, et sellised üldse olemas on. Mul pole õrna aimugi, mis see on. See peab olema mingi mage vee kerakala. Mul on tegelikult üks kodus, aga ta ei näe üldse selline välja nagu see tüüp. Ma võin garanteerida, et siin on rohkem kui üks selline kerakala, sest ma nägin ühte trepi juures ja me lihtsalt jalutasime nurka ning ma püüdsin ühe sealt alt. See on kõige ägedam asi, mille me siiani basseinist oleme püüdnud. Unusta punasabasäga. Unusta arovana. See on, kuule, vabandust, aga see on kerakala. Kerakala! Okei, kutid, kuna me just püüdsime Ogakala, ma ei suuda uskuda, et ma seda ütlen, teeme veel ühe tõmbe võrguga ja siis kontrollime kalapüüniseid. Kui te vaatate sinna nurka alla, siis seal on veel üks palmileht ja tavaliselt on nende all palju kalu. Jah? Jah? See, ohoo, see oli hiiglaslik kala. Issand, vaadake kogu seda rõvedat kraami. See on nii rõve, kutid. Vaatame. Issand. Jah. Vaadake seda Texase chillidi. Issand, see on uskumatult ilus. Vaadake selle tüübi värve. Seal on veel üks. See on suur salviinid sihlid. Vau, vaadake nende kalade värve, kutid. Seal on tõesti ägedaid sihlid. Selle basseini kalade hulk. Kalade mitmekesisus on sõna otseses mõttes hullumeelne. Paneme need tüübid kohe ämbrisse. Need on tõesti lahedad tšihlid. Ja siis, kutid, hakkame kalapüüniseid kontrollima. Ma ei jõua ära oodata, et näha kõiki neid kalu, kelle me seal kinni püüdsime. Me oleme juba palju võrku saanud. Ja ma ei jõua ära oodata, mida me püünisest saime. Paneme need tüübid nüüd ämbrisse. Sinna nad lähevad, kutid. Issand, ma ei saa sellest kerakalast küllalt. Vaadake teda, ta läheb hulluks. Ma tahan nii väga teada, mis see on, kutid. Palun aidake mind ja tuvastage see. Palun, kutid, kirjutage kommentaaridesse, mis liiki kerakala see on. Hakkame nüüd kalapüüniseid kontrollima, kutid. Alustame väiksemast siin trepi juures ja siis vaatame seda suurt püünist. Täidame siin täiesti uue ämbri ja hakkame kontrollima väiksemat kalapüünist. Ma olen nii elevil. Nii, seal see ongi, kutid. Proovime kõie kätte saada. Ma nägin seal varem kala sees. Praegu ei näe midagi. Loodetavasti nad ei põgenenud. Aga just seal. Issand. Jah, meil on kalad käes. Issand, mis see veel on? See on albiino. Kuule, siin on midagi albiinot sees. See on hiiglaslik. Mis see veel on? Vaadake seda, kutid. Me püüdsime siia palju kalu. Tundub, et see on raske. Mis me saime? Kuule, vaata seda. Issand, kas see on vingerjas? Vaadake selle albiino dojo vingerja suurust, kutid. Ma pole nii ammu ühtegi sellist püüdnud. Ja see on tegelikult väga suur isend. Okei, paneme ta nüüd ämbrisse. Need kalad on nii lahedad, kutid. Vaadake seda. Püünis on täis. Seal on veel üks. Issand, seal on veel üks dojo vingerjas. Aga vaadake seda. Issand, see on Jack Dempsey. Vaadake neid värve, see on nii ilus. See on tõesti hea kala. Okei, meil on nii palju kalu, peame kiiresti tegutsema. See on tiigerlabidakala. See on ka suur isend. Me püüdsime mõned neist eelmine kord viskevõrguga. Issand, see on kindlasti seni kõige suurem. Vaadake selle tiigerlabidakala suurust. See on nii lahe, kutid. Ämbrisse ta läheb. Ma pole kunagi nii suurt näinud. Issand, vaadake seda. Nad on nii limased, issand. Nad on sõna otseses mõttes nagu väikesed angerjad. See on nii lahe, kutid. Veel üks hiiglaslik albiino dojo vingerjas. Kala, sinna ta läheb. Olgu, ma arvan, et see on kõik, aga kontrollime igaks juhuks. Oota, just siin, vaata seda, seal on mingi väike tsikliid. Mis see küll on? Ma ei teagi, mis see on, kutid, kommenteerige alla. See on väike müstiline tsikliid, lisame ta ämbrisse. Olgu, kutid, see oli esimese kalapüünisega kõik. Väiksemast püünisest, kujutage ette, mis me suuremast saime. Vaadake seda, seal on tõesti ägedaid kalu. Saime korraliku suurusega tiigerlabida säga, 2 hiiglaslikku dojo ogakala. Vaadake, kui lahedad need kutid on. Ma pole kunagi varem nii suurt näinud. See on nii pagan äge, kutid. Meil on kalapüünistega hullult hea algus. Siin on palju ilusaid kalu, mida tasub alles hoida. Nüüd läheme basseini sügavasse otsa ja vaatame koletist kalapüünisele. Okei, kutid, meil on siin viimane ämber täis. Loodetavasti on see piisavalt suur iga kala jaoks, mis me kätte saame. See on koletis kalapüünis. Seal sees võivad olla tõelised koletiskalad. Nii et hakkame tõmbama, kutid. Tõmbame selle üles ja vaatame, mis me saime. Ma olen nii elevil. Palun, olgu siin midagi. See on raske. Kas me saime midagi? Ma veel ei näe midagi. Ei.
jaa, mis see on? Issand, siin on kalad sees. Püha taevas, neid on palju. Issand jumal, vaadake seda, kutid. Mis see on? Issand, siin on nii palju ägedaid kalu. Vaadake seda Oskarit, kutid. See Oskar on nii ilus. Seal on üks patku, kes hullab ringi. Mis see ometi on? Meie issand Helen. Ei ole võimalik. Kas sa näed seda praegu? Kas see on Kunši säga? Issand jumal. Okei, see paku läheb hulluks, me peame ta välja saama. Ma arvan, et see on Kunš turpa. Ma olen täiesti sillas. Ei ole võimalik. See ei ole võimalik praegu. Me peame kiiresti tegutsema. Seal on väike paku. Vaata seda. Meil on ilus väike jaaguar cheatlid. Paneme ta sinna. Kutid, siin on praegu kala, mis on ülimalt haruldane. Issand jumal, ma ei suuda seda uskuda. Aga me peame kõik need teised kalad kiiresti välja saama. Vaadake seda Oskarit. Kuidas see üldse võimalik on? Ma pole kunagi selliste värvidega Oskarit näinud. See on ilus. See on sõna otseses mõttes kõige ägedam Oskar, mida ma kunagi näinud olen. Okei, nüüd on viimane kala, see Kunši säga. Ma arvan, et see ongi, kutid. Vaadake seda. See seal on inimesi sööva säga. Kutid, need kalad kasvavad nii suureks. Tegelikult on nad Indias tuntud inimeste söömise poolest. Issand jumal, see on Kunš. Ei või olla praegu. See on Kunši säga. Püha taevas, mul on endal üks selline. Me tegime video, kus me neid ostsime. Issand, ta näeb natuke teistsugune välja kui minu oma. Ta on väga lame. Ta on ülipikk. See asi on sõna otseses mõttes suurem kui minu oma. Vaata seda elukat. See on hullumeelne. Vaata neid hambaid. See on hullumeelne. See kala siin, kutid, on Indias tuntud inimeste söömise poolest. Ma usun, et see on Kunši säga. Okei, unustage, et kerakala on kõige ägedam kala. See on kõige ägedam kala. Me just püüdsime siit inimese sööja kala. Okei, ta läheb hulluks. Seal ta läheb. Issand jumal, rääkimata sellest kaunist Oskarist ka. Ma mõtlen, vaata seda, vaata kui punane ta on. Tal on punast ja oranži üle kogu keha. See pole ka odav kala. Ma arvan, et see maksab ilmselt umbes $300. Okei, kutid, me just pakkisime asju kokku ja ma helistasin tegelikult oma jälgijale ja küsisin temalt, ma ütlesin, mis siin toimub. Ja ta ütles, et see on Kunš, ta kinnitas seda. Siiski, see ei ole see Kunš, mis meil on. See ei ole see, mis kasvab hiiglaslikuks, 13 jala pikkuseks või kui suureks ta iganes kasvab. Ta ütles, et see siin on hoopis teist liiki Kunš, mida kutsutakse krokodilli Kunšiks. Ja ma arvan, et nad saavad selle nime nende hullude soomuste tõttu seljal. Need näevad natuke välja nagu krokodillid. Noh, mehed, paneme nad ämbrisse ja viime kõik need kalad minu koju. Paneme nad minu tiikidesse, minu akvaariumitesse. Me peame kindlasti siia mahajäetud basseini tagasi tulema 3. osa jaoks, mehed. Siin on selgelt palju kalu. Ja kui tahate, et ma kasutaksin seda hiiglaslikku kalalõksu siin veel kord, andke lihtsalt teada. Näeme, mehed, kohtume seal. Olgu, mehed, oleme tagasi minu kodus ja meil on kõik kalad, kelle me täna mahajäetud basseinist päästsime. Lisame nad minu maja ümber olevatesse tiikidesse ja akvaariumitesse. Ja alustame siin, salapärases tiigis. Seediks siin ongi see koht, kuhu me paneme kõik juhuslikud kalad, keda me püüame ja kelle liiki me ei tea. Lihtsalt salapärased kalad. Ja täna mahajäetud basseinist püüdsime neid palju. Vaadake seda ämbrit, mis on kalu täis. Vaadake seda. Võtame siit mõned peotäied. Vaadake neid kalu. Nii, sinna nad lähevad. Issand. Vaadake seda. Vaadake neid säga. Issand. See on nii lahe. Ja sinna nad lähevad. Näeme, mehed? Ja viimane asi, mille me täna õhtul salapärasesse tiiki lisame, mehed, on see väike beebikilpkonn. Paneme ta lihtsalt siia peale. Ta kõnnib ringi. Ei, see polnud hea mõte. Vabandust, sõber. Lisame ta lihtsalt sinna vette. Ta on nii armas, mehed. Kirjutage kommentaaridesse nimi meie uuele beebikilpkonnale. Ja nüüd, mehed, oleme siin Oskar armee juures ja lisame mõned suuremad kalad, kelle päästsime siia tiiki. Nagu näete, on meil siin palju väga lahedaid kalu. Meil on siin väga ägedaid säga, sealhulgas mõned suured punasabasägad. Meil on palju Lõuna-Ameerika tsikliide, mõned Oskarid. Vaadake, kui suureks Nemo on kasvanud. Nemo on tohutu. Ta ei mahu isegi palgi alla, sõber. Sa ei saa sealt läbi minna. Võib-olla ta saab. Meil on mõned ilusad Oskarid, kes sobivad suurepäraselt Oskarite armeesse. Sealhulgas see tüüp. Ta on valmis minema. Issand, vaata kui lahe see Oskar on. See on nii äge. Meil on see tüüp ja siis on meil see siin. See on minu lemmik. Vaata seda punast. Vaata seda oranži. Nii, sõber, tere tulemast Oskarite armeesse. Koos nende tüüpidega on meiga mõned väga lahedad Lõuna-Ameerika tsihliidid, sealhulgas Roheline Terror ja Jack Dempsey. Need tüübid on tõesti suured, nii et nad sobivad ideaalselt Oskarite armeesse. Seal nad lähevad. Väga hea. Ja mis puudutab neid tüüpe, neid massiivseid albiino dojovingarjaid, siis lisame nad minitiiki. Ei. Sõber, kuhu sa lähed? Okei, seal ta läheb. Issand. Nii, väike. See on väiksem. Vaata seda. Vaata, kui suur see on. See on hullumeelne, kutid. Vau, nad näevad siin suurepärased välja. Mis sa arvad? Mis sina arvad, sõber?
Okei, nüüd siin kutid, meil on mõned kalad. Ausalt öeldes, ma ei teagi, kuhu neid panna. Meil on väike paku, väike tiigerlavitsaga ja jaguar. Me paneme nad praegu siia tiiki, kuni leiame neile uue kodu. Aga nüüd kutid, meil on hea kraam, okei? Meil on see hull magevee kerakala ja meil on kuunš kassikala ning mul on neile ideaalsed kodud. Nüüd, see ogakala läheb sellesse uude tiiki, mille me hiljuti üles panime. Praegu on seal sees ainult hunnik väikseid platisid ja mollisid, väikesed söödad kalad. Nii et me paneme selle kerakala siia, seni kuni te ütlete mulle, mis kala see täpselt on. Vaadake, kui hea ta seal välja näeb. Issand, see on nii lahe. Sa näed kõiki väikseid kalu tema ümber. Kui te teate, mis tüüpi kerakala see on, andke mulle teada. Andke teada ka, kas ta on agressiivne ja mida ma temaga teha saan. Aga praegu saab see olema tema kodu. Ma arvan, et ta läheb siin väga hästi. Ja nüüd, kutid, lõpuks on meil hiiglaslik kuunš kassikala. Krokodilli kuunš kassikala. Ma ei teadnudki, et selline kala olemas on. Ja me paneme ta kalatoas akvaariumisse. Okei, kutid, me oleme praegu kalatoas. Okei, meil on praegu mõnedes akvaariumites väga ägedaid asju. Me ei saa teile neid veel näidata, aga seda akvaariumi saame küll näidata. Vaadake seda Firewood kassikala. Me tõstsime ta siia ja ta näeb siin väga hea välja. Ta hammustab mu särki. Lase lahti, sõber. Ja see ongi see akvaarium, kuhu me hakkame krokodilli kuunš kassikala lisama. Issand, vaadake, kui lahe ta on. Ma lisaksin ta akvaariumisse koos oma teise kuunš kassikalaga. Aga ma ei tea, kas nad hakkaksid kaklema. Mul on tunne, et nad hakkaksid. Seega oleme ettevaatlikud. Lisame ta sellesse akvaariumisse. Siin ta läheb. Issand, vaadake, kui uskumatult lahe see on. Ta on nii palju suurem kui minu oma. Ta on ilmselt umbes 30–35 sentimeetrit pikk võib-olla. Ta on tõesti hiiglaslik. Ja kui te siia vaatate, siis siin on veel üks magevee kerakala, mille me hiljuti püüdsime. Aga nagu näete, ta ei näe üldse välja nagu see, mille me täna püüdsime. Ma ei tea, kutid, see on mõistatus. Te peate mind aitama ja selle ära tundma. Jah, kutid, meil on peres uus kuunš. See on hullumeelne krokodill kuunš. Ja jah, kutid, see oli hullumeelne päev mahajäetud basseinis. Me püüdsime tõeliselt pööraseid asju. Kui tahate, et ma tagasi läheksin ja teeksin 3. osa, pange sinna alla like. Tellige kanal allpool. Näeme järgmises videos. Olge tublid.